sain siis kätte oma esimese seenipaki ja teine on ka siin tegelikult lähipäevil tulemas. Nii et vaatame, mis selles pakis on. Nii, siin on siis ainult 3 asja. Ja meil on praegu Austraalia Style perhis, eks ole. Ja ma tegelikult ei tea, kui mõistlik see mõte nüüd tegelikult oli. Aga ma siis tellisin endale lühikesed tööpüksid. Mul on praegu pikad tööpüksid, aga siis ma sain teada, et me võime vabalt ka marietega olla. Ehk siis ma tellisin lihtsalt siuksed shortsid, mis on siis taskutega. Okei, väga mõnusast materjalist püksid tunduvad. Ja see on siis suurus M. Et see on hea suurus M, aga proovime jalga vaatama, kuidas see võib praegu best spot, mis ma leidsin, kuidas teile neid pükse näidata nüüd. Aga ma arvasin, need on fake taskud, aga ei ole, need on päris taskud, mis on väga mõnus. Ja ma olen hullult rahul nende pükstega, sest need püksid on ülivenivad. Nagu need on ülivenivad igatepidi igalt poolt ja mul on see ülioluline. Tagant on ka siis need taskud siin. Ja mul on see ülioluline, sest mul on tööl ülipalju kükitamist ja kõike sellist. Nii, ja püksid number 2 näevad siis välja sellised, et külgedel on veits nagu hallikat. Need peaksid olema taskud, aga vaatame. Nii, ja need püksid täpselt samamoodi hästi venivad, aga need on natuke vähem venivamad kui need esimesed olid. Et need ka mulle siiski meeldivad selles mõttes, et külgedel ei ole küll mingisugune tasku siin. Okei, päris huvitav, sest pildi peal oli... siin on. Ühesõnaga, siin ikkagi on siis ka 2 taskut, mis on päris mõnusalt sügavad. Nii et ja, sellised need püksid siis välja näevad ja nendega olen ka väga rahul. Ja need on täpselt samamoodi siis suurus M. Ja viimase sõna, mis selles pakis on sokid. Ja ma sellist olen ülipalju sokke teinud, nagu töösokid näiteks. Täiesti savi mingi paar toltsi ja ma ei tea, mõttetu on nagu tööl kanda mingisuguseid brändifirma sokke, ehk siis ühesõnaga võtsin siis siuksed, mis on siis mingi NY-ga mingid sokid. Need on meeste osakonnast, et need on hea meeste osakonnast ja selleks korraks on siis selle pakiga nüüd kõik. Meil on täna 2. juuni ja kell on 8:43 hommikul ja ma tõusin hommikul üles mõttega, ma tahan Iirise sõõrikut. Nii et ma nüüd lähen graban ühed sõõrikud ja siis asume päeva kallale. Okei, seal ei olnud Iirise sõõrikut, seal oli mingi šokolaadisõõrik. Seda ma ei tahtnud. Seal oli 4 tükki neid ühes karbis, ma ütlesin, et okei, ma ei võta siis sõõrikut, aga siis ma võtsin mingid siuksed Chupa Chupsiga, ma ei tea, mingi maasika ja kreemiga mingisugused ampsud. Ja siis ma võtsin mingid siuksed küpsised, mis on või ja šokolaadiga need nägid. Ma veel mõtlesin, et kas ma peaks võtma, ma olin nagu, ei, mul ei ole vaja. Viimasel sekundil ikka võtsin. Ei ole head 30. Mulle tuli paar tundi tagasi teavitus, mu seenipakk peaks jõudma tänase päeva jooksul, mis on mega super. Ja muidu täna üldiselt siis päevaplaanides siis ma hetkel suundun endale uusi töösaapaid ostma. Panen siia klipi, sest no need töösaapad, need on juba natuke see elu näinud ja need ei ole nagu jalas nii mugavad. Ja eelmisel nädalal, kui ma käisin endale tööõpetustmas, siis ma märkasin ühtesid tööjalanõusid, mida ma ei saanud oma mõtetest. Ma olin okei, et ma loodan, et on minu numbrit ja ma lähen neid siis proovima, kui sobivad, siis võtan ära. Ja siis on osta täna ka tegelikult lenslamp, see valgusti. Et Shane'i esimese klipi, mis ma tegin, siis selleks ma kasutasin, kus ma neid tööpükse näitasin. Ma kasutasin korterikaaslase omaga. Mul on endal ka, aga seal on ühesõnaga see jalg on kuidagi seal lappes ja oleks see vaja uus osta. Midagi oli veel täna. Ma ei mäleta praegu, mis see oli, aga me suundume nüüd jalanõusid ostma. Meil on täna taas kord püha Austraalias ja siis on, kas poed on kinni või siis on tund 2 lühemalt avatud siis. Ja see pood, kus ma tahtsin neid töösaapaid olla ostma, siis see pood on ühesõnaga kinni. Ja
kuigi internetis näitab, et nad on avatud tunnikese lühemalt täna. Ma helistasin ka, aga keegi vastu ei võtnud, nii et jah, üks oli ikka kinni. Nüüd ma lähen vaatan, siin on 4 minuti kaugusel üks teine pood. Ma lähen vaatan, kas ma saan sealt neid, aga ma tahan just seda kindlat, seda sama mudelit proovida. Et ma midagi muud ei taha. Sest need on päriselt, need on täiega stiilsed, aga samas need on ikkagi tööjalanud. Ma olen hetkel võib-olla natukese pettunud. Siin on üks eestlane, kes teeb kringleid, küpsetab värgid-särgid ja ma kirjutasin talle reaalselt juba pea 6 aega tagasi, et ma soovin 4. juuniks ehk siis minu sünnipäevaks kringlit, et tuleksin õhtul järgi ja siis ma just kirjutasin ka talle veits aega tagasi, et ma tulen siis 4. õhtul tulen siis kringlile järgi, kus on nagu kuidagi ülekandega. Ja siis ta just ütles, et ta sai oma kursuse graafiku kätte, et ta jõuab alles selle kringli teha mulle esmaspäevaks. Aga siis on juba too late. Ja ma ei tea isegi, mis ma nüüd teen. Ma tahtsin lihtsalt koju endale ja korterikaaslasele siis kringlit. Ja nüüd siis selliselt väga jama lugu, väga kurb olen. Praegu väga huvitav olukord. Mulle saatis kuller pildi, et mu pakk on kohale jõudnud. Ühesõnaga see kuller pani siis selle paki siia Austraalia posti ukse ette, siis täna on meil siis poed kinni. Ja ilmselgelt 5 minutit hiljem olen kohal. Ja see on siis minu pakk. Ja ma vaatan, et see kuller jättis siia kellegi teise paki ka veel. Olen vahepeal haigeks jäänud, aga mis ma selle pakiga veel öelda tahtsin, siis see postkontor on täpselt tänava kõrval ja seal liikus mega palju inimesi, ehk siis iga teine inimene oleks võinud lihtsalt minna ja võtta kas minu või siis selle teise inimese paki seal lihtsalt ära. Mina võib-olla kulleri asemel oleksin oodanud järgmise päevani, et siis see postkontorisse siis postkontorile nagu üle anda. Või tegelikult oli mul ka telefoninumber seal täitsa olemas, ehk oleks võinud lihtsalt võib-olla helistada, aga mul on hea meel, et ma selle paki tõukalt ikkagi kätte sain. Päris aus olla, siis ma ei mäleta isegi, mis ma kõik siin tellisin, aga esimese asjana on mul siin siis mikrofiiberlapid ja need on siis mul telefoni jaoks. Et kui ma kaitseklaase endale paigaldan, siis saan nende lapikestega omal ekraani puhastada. Siis ma tellisin endale sukapüksid. Ja ma ei ole tegelikult kunagi olnud sukapükst inimene, aga mõtlesin, et kuna ikkagi kui külmemad ilmad on, siis on mõnus neid sukapükse kanda ja need on liiga tumedad. Need on liiga tumedad ja ma nagu tellisin heledamad. Seal oli värvitooni valik ja ma tellisin heledamad tegelikult. Aga need on tumedad, nii et nendega mul ei ole kahjuks midagi teha. Nii, järgmise asjana. Siis ma tellisin endale 3 eri värvitoonis siis kellarihmad. Ja ma reaalselt soetasin selle ennem seda, kui ma Aussi tulin Eestis, mis Ülemistesse mingisugune pood on, kus müüakse neid vidinaid asju reaalselt 10 euriga ja see on nii hästi vastu pidanud. Sellega ma olen mega rahul. Aga siin ma siis tellisin siukse, muster on kõigil sama, lihtsalt värv on erinev. Selline, siis siuke pruun ja siis selline valge. Minu arust väga ilusad näevad välja. Siis järgmise asjana
siin peaks vist olema kaitseklaasid. Mul pole päris kindel. Miks see nii raskelt kinni on pandud? Nii. Siin on siis neid 5 tükki minu meelest. Ja 5 tükki. 5 klaasi. Ja ma olen üksikud korrad elus lasknud endale telole reaalselt kuskil paigaldada. Aga see on nii mõttetult kallis minu meelest. Reaalsusseenist paar euri. Ja see püsivus on ülihea, see kvaliteet on mega hea, ma isegi ütleks, et parem kui mingi poes paigaldatud. Ja minu meelest, nii palju kui ma mäletan, kui poes olen lasknud paigaldada, siis telefon maha kukkunud, siis palju kiiremini on nagu katki läinud. Aga Sheini omadega tõesti nagu see kvaliteet on mega hea ja ma kasutan 360 kraadi. Ehk siis ühesõnaga kõrval inimesed ei näe, mis ma telefonis teen. Siis järgmise asjana, mis siin sees on. Pakivad alati kõik asjad 10 kortsigile sisse. See on mu võtmehoidja. Sest mul ei ole reaalselt ühtegi võtmehoidjat. Ja siis... that's cute. Ja siis ma ostsin sellise velje, üks roosa velje, mis näeb päris cute minu meelest välja. Üksed roosad sätendavad. Täiega cute minu meelest. Sellega ma olen mega rahul. Siis ma tellisin pesu, mida ma näitama teile muidugi ei hakka. Siis siin on riided. Kas siin on midagi püdipadist veel? On küll. Siis, mis see on? See on silmaklapid magamiseks. See on ülihuvitav, aga mul on vasakul silmal ripsmed lühemad kui on paremal silmal. Sest ma magan basically all the time vasakul küljel ja mul on siis nagu nägu padjas ja sellest tulenevalt on mul ripsmed natukene vist sellest kahjustada saanud ja natuke lühemad. Ja siis ma mõtlesin, et ma proovin siis silmapatjasid ja silmaklappe tähendab. Nii et eks siis näis, kuidas see on, aga ma arvasin, kuidagi pildi peal ta oli nagu siuke kõvasid. Aga tegelikult on see täiega venivisid. Ma ei tea, eks siis näha olen. Ma täna öösel proovin, kuidas nendega magada on. Ja jah, vaatame, kuidas siis on. Siis veel telefoni klaasi paigaldamise jaoks. Ma siis ostsin ka siukse, see ongi siukene, millega seda siis nagu klaasi nagu peale veel nagu lükata kuidagi. Seda tugevamaks kuidagi ühesõnaga paigaldada. Ma ei oska selgitada. Ühesõnaga see. Ja siis põhimõtteliselt dušinurka ma tellisin, ma ei mäleta, kas nüüd 50 või 100 tükki, minu meelest on siin 50 tükki. Et sa paned selle sinna maha ja siis ei lähe juuksekarvad nagu sinna sisse. See on siuke nagu võrest. Siuke nagu võre. Et see tundus kui kangelt lõhnavad. Et siin on ikka vist 100 tükki, aga ühesõnaga, et juuksekarvad ja asjad ei lähe siis sisse. Ja jah, ja siis nüüd on mul, tegelikult susse ma saan ka kohe siin näidata. Ma tellisin siuksed, võib-olla veits naljakad, aga minu meelest samas ka veits nagu armsad. Siuksed lehmasussid. Minu meelest mega cute'id. Hästi pehmed on ka. Vaata, kuidas need jalga sobivad. Panen selle parema lauma. Oh my god, täpselt perfektselt sobib ka. Okei, vau, need on mega mõnusad. Nii, ja siis riietest esiteks ma tellisin siukse roosa kampsiku ja see on mega mõnus pehme. Ei ole läbipaistev, mis on mega mõnus. Ja mõnusalt siuke lohvakas NM suuruses. Ma panen kõikide toodete lingid siia alla descriptionisse ka. Aga see on tõesti mega mõnus, nii et ma hea meelega tegelikult, kui mu tellimuse teen, siis ma kindlasti võtan seda samat kampsikut lihtsalt veel eri toonides, sest et see on nagu tõsiselt pehme.
et jaa, tõesti mega mõnus. Järgmisena tellisin endale sellised teksapüksid. Nagu te näete, siis need on kahjuks väga lühikesed mulle. Ma olen väga pikk, no 188 sentimeetrit ehk need teksapüksid on perfektsed, kes on minust, ütleme nii, et siuke 15 sentimeetrit lühem. Ja ma võtsin need pikkade osakonnast ja basically tellingi pikkade osakonnast Sheinist riideid. Mitte kõik, see ei ole pikkade osakonnast, aga need teksad ja see kleet, mis ma proovin nüüd, need on pikkade osakonnast, aga ühesõnaga üksid, kui ma sealt varem tellinud olen, ei ole kunagi olnud pikkusega probleeme, kõik on sobinud. Isegi teksapüksid, aga need, for some reason, on ikka väga lühikesed. Nii et nendega mul ei ole kahjuks mitte midagi teha. Ma siis riietest ostsin sellise kleidi. Sellega ma olen väga rahul. Siit tegelikult on veits kitsas, nagu näha, et siit kuidagi üldse ei veni, aga muidu tegelikult üldjoontes on see mega mõnus. Ja see on siis ka sealt pikkade osakonnast soetatud, aga overall tegelikult võin sellega ka veitsa rahule jääda. Siin on siuksed mustad nööbid ja selline ta on. Ja selleks korraks ongi siis ka hauliga kõik. See 4. juuni, minu sünnipäevapäev, on tänaseks õhtusse jõudnud. Ja ma ei jõudnud teile täna mitte midagi vlogida, sest ma olin tööl ja pärast tööd oli ilge sadistamine linnas. Otsisin beikereid, kohvikuid, kus oleks siis erinevaid, kus ma saaks osta siis küpsetisi, kooke asju, aga kahjuks kõik kohad olid kinni. Nii et õhtu siis lõppes sellega, et tellisin endale ja korterikaaslasele siis pitsat ja kooki ja väga maitsev oli. Väga tore õhtu on olnud. Ja ma lihtsalt tahan tänada teid kõiki, kes te mind õnnitlesite. Ja eelmisel aastal näiteks, kui ma Tuneesias olin, siis mul ei olnud sellist sünnipäevatunnet. Aga täna siin Austraalias olles ma hommikul kohe ärgates tundsin, täna on mu sünnipäev. Ja terve päeva mul see sünnipäev kuidagi mõtetes olnud. Ja kõik teie kirjad, nii palju kui ma olen jõudnud lugeda, on väga hinge läinud. Mulle väga korda läinud ja ma tõesti olen teile kõigile väga-väga tänulik selle eest. Ja ega muud täna õhtul rohkem polegi. On aeg vaikselt hakata magama minna. Aga ennem kui ma magama lähen, tegelikult võtan meigi maha, sest meigi alt siit ei ole praegu midagi näha. Üli natukene seda punast täpikest, aga ma võtan meigi maha ja siis ma räägin teile ja näitan, mis siin tegelikult toimub. Täna öösel 3. juuni vastu 4. juunit ma kukkusin voodist alla. Ma kukkusin selliselt, et ma panin näoga vastu oma kapinurka, mis mul söökapike siin voodi kõrval on. Ja ma olin täiesti unesegane, ma nagu magasin veel. Ma istusin siin maas nagu väike kakuke mingi 20 minutit. Aru ei saanud, mis toimub, kus ma olen, miks ma siin olen. Ronisin siis lõpuks voodisse tagasi. Siis mõtlen, et selline tunne, et nagu kurgust hakkab verd jooksma. Sest no nii valus oli, aga nagu mitte tuhkagi ikka veel aru ei saanud. Väga pikalt oli valus. Nutsin. Lõpuks sain nuttes kuidagi magama jääda. Ühesõnaga, hommikul tegelikult oli see ka sinine. Mul on hea meel, et see sinikas mõelda, et see on nüüd nagu ära kadunud. Aga no väike täpike siia jäi.
aga see pool on mul siit paistes. Siit on mõnus, ilus sile, aga siit on lihtsalt paistes. Ja see on nagu mega valus. Ja ma olin tatina see, kes mitmeid kordi on kukkunud voodist alla. Ja see on päris huvitav. Mul on suur voodi siin, aga ma ei tea, ma ei maga mingi narivoodis, et siuke asi võib juhtuda. Aga tõesti see väga huvitav. Ma ei tea, lihtsalt mõtlesin sellist huvitavat naljakat seika teiega jagada. Nii, nüüd olen tagasi koju jõudnud tätoveerimast. Ma ennem stuudiosse minemist tegelikult tahtsin teile siis rääkida ka seda story't, et miks ma üldse seda tätoveeringut tahan ja miks ma just seda siis sõrmedele tahan, aga ma kahjuks ei jõudnud seda teha. Aga ma panen siia siis ka teile pildi. Praegu on siis, loete seda nagu tagurpidi, aga ma panen teile siia pildi, siis näete seda õiget pidi lugeda. Aga see on siis Risk Rich tätoveering. Ja mis selle story on? Ma nägin seda tätoveeringut circa 7 kuud tagasi Pinterestis. Täiesti juhuslikult tuli lihtsalt nagu ette mulle ja mul hakkasid kohe mõtted jooksma. Koheselt hakkasid mõtted jooksma, mis see tätoveering minu jaoks tähendab. Ma siin selle koha pealt mingi pikka juttu maha ei hakka panema, aga lühidalt siis risk, mis siin on, tähendab siis minu jaoks seda, et see on seotud siis nagu mentaalse poolega, et see oli minu jaoks risk tulla Austraaliasse, sest ma väga põdesin oma mentaalse tervise pärast. Põdesin just siis seda, et ma oma ärevusega ei tule siin toime ja ma selle tõttu pean siis tagasi Eesti minema. Ehk siis jah, see on kõik kuidagi selle mentaalse poolega ja sellega nagu seotud, et mis hirmud mul olid, kui ma siia tulin. Ja see Richi pool, siis see tähendab minu jaoks tänulikkust kõige eest, mis mul olemas on, mis uksed mulle elus on avanenud ja see sümboliseerib kindlasti ka mu venda, et ma olen sisimas väga-väga õnnelik ja väga-väga tänulik, et mul on vend ja ma olen väga tänulik, et mul on just selline vend, nagu tema on, kõige kallim inimene mulle. Ja kindlasti sümboliseerib ka see sõpru, et olen väga tänulik nende sõprade eest, kes mul on. Ma olen väga tänulik selle eest, et mul ei ole ühegi sõbraga, kes mul Eestist on, ei ole suhtlus ära kadunud ja jah, see näitab minu jaoks kuidagi üleüldist tänulikkust. Ehk siis jah, tõepoolest see on väga tähendusrikas tätoveering. Ja miks ma tahtsin seda just sõrmedele, siis ma mõtlesin ka teha seda siis kehale, aga kuna tegelikult see tätoveering, seal oli siis veel üks tätoveering, kus oli siis kirjas True, panen selle ka ekraanile, siis mua kohe oli, et okei, ma tahan ka seda sõrmedele, et ma oleksin saanud seda kehale ka teha absoluutselt, aga kehal ta oleks nagu ühena nagu kuidagi jooksnud ja ma tahtsin, et need tähed oleks natukese nagu eraldatud kuidagi üksteisest ja siis ma jõudsin lõpuks siis järeldusele, et kui nad nagu sõrmedel mul on, siis nad ongi kõik nagu eraldi nagu sõrmedel, nagu, et tähed ei ole kõik nagu koos nagu rivis niimoodi, et jep, tõesti vot. Ja mina olen isiklikult selle tätoveeringuga väga rahul, väga pikalt, meil läks 1,5 tundi läks kokku siis selle fondi, minu jaoks sobiliku fondi leidmisega, siis see, et kas teha need kuubikud ka siia või mitte. No pildi peal olid ka need kuubikud, nii et tegelikult nagu see oli minu jaoks nagu kindel asi, mis ma olin, et jaa, ma tahan. Ja me tegime selle selliselt, et see ei näeks välja nagu mehelik, et see näeks välja nagu, et see näeb välja väga minimalistlik. Tegelikult see näeb minimalistlik välja võrreldes sellega, mis pildi peal oli, kus oli tähed olid hästi süngelt tehtud ja mulle kohe siis see tegija ütles ka, et kui ma talle saatsin, siis ta mõtles kohe, et see näeb väga mehelik välja, et me peame seda kuidagi nagu naiselikumaks tegema. Ja jah, et ma olen selle fondi ja absoluutselt kõigega pole ühtegi pisiasja, millega ma siin rahul ei oleks. Et tõesti tätoveering sai selline, nagu mina tahtsin ja kõik ennem
tindiga alustamist, siis sai kõik läbi räägitud, kõik kuvandid, asjad tehtud, et ei oleks pärast seda, et mulle ei meeldi, nagu mul siinse selle tatokaga oli. Muidugi on see, et ma pean seda tätoveeringut minema touch-up ima, ehk siis ongi, et kui mingid jooned, mingid asjad hakkavad mingi aja pärast kuluma, siis see on nagu selles mõttes, mis siin kaameraga toimub, easy fix, sest noh, see nahk nagu sõrmedel, see liigub nagu igapäevaselt kogu aeg põhimõtteliselt, eks ole, ehk siis siit nagu ta kulubki nagu palju kiiremini kui kuskilt mujalt kehaosalt näiteks. Nii et vot, jah, polegi rohkem midagi seoses selle tätoveeringuga öelda. Ja nüüd ma naudin siin oma laupäeva õhtust apelsini ja homme on meil pühapäev. Homme annan ma siis ära enda rendiauto ja ostan siis siin kuu-pooleteise pärast enda auto. Ise, kuna ma nädala sees ei kasuta autot, kuna ma kõnnin jala tööle 15 minutit tagasi, siis see rendi maksmine see on lihtsalt mõttetu ja ma pigem see, mis ma praegu seda renti maksan, pigem on mõistlikum see kõrvale panna auto jaoks. Jep. Ja kui ma siin juba lobisen, siis ma räägin tööst ka. Sain siis sinna ettevõttesse läbi ühe eestlase, kes tegi siis Facebooki gruppi postituse ja võtsin muidugi kohe ühendust, sest mul nüüd kuu aega enne maid oli tööga väga siuke lipa-lopa, et vahepeal oli, siis ei olnud ja olin ka uue töö otsingul ja ma olen selles ettevõttes väga õnnelik, ma olen väga rahul. Töö poole pealt siis panen silikoner, ma ei teagi, kuidas see eestikeelne nimetus on, silikoonipanija, et tööpäevad on esmaspäevast reedeni, on võimalus ka laupäeviti töötada, aga see on siuke so-so, sest et nagu inimesed valitakse välja, kes laupäeviti töötada saavad ja sellel ettevõttel on veel üks mega suur pluss, kuhu poole ma üritan ka pürgida, aga sellest ma räägin teile siis, kui selleks õige aeg käes on, et ma ei taha midagi ennem hakata rääkima, kui midagi nagu kindlat ei ole, aga see oleks, aga sellest ilmselt tuleb ka üldse mul eraldi video sellest teemast, nii et ja mul on hea meel ka selle üle, et selles ettevõttes on nagu aastateks tööd, et me ehitame siis nagu kortermajasid ja praegu on 14 korrust ehitatud ja seda hakati ehitama aastal 2017, ehk siis 8 aastat on ehitatud ja kokku tuleb ühele poole tuleb siis nagu 2 kortermaja, ühele poole tuleb 45 korrust ja teisele poole 30. Ehk see on jah tõesti väga-väga pikk aastate pikkune töö veel, ehk siis nüüd ma olen tööga täielikult mureta, ei pea siin enam tegelema töö otsimiste asjadega ja selle üle mul väga hea meel, et nüüd on stabiilne töökoht olemas ja mis on mega suur pluss, see on mu elukohale nii lähedal, et saab mõnusalt 10–15 000 igapäevaselt sammida täis. Üks parimaid ostaseenist. Selles komplektis on siis 2 100-liitrist taarakotti ja seda on mega lihtne kasutada ja see on olnud alati nii tüütu 10 taarakotiga taaraautomaati minna, nii et tõesti nüüd on elu nii palju lihtsam. Täna on meil siis pühapäev, mis tähendab seda, et ma hakkan varsti vaikselt valmistuma uueks algavaks nädalaks. Ehk siis hetkel pesengi pesusid ja siis täna ma annan ära ka oma rendiauto. Ehk paari tunni pärast siis viin selle ära. Teen oma eelmisele rendikale, teen puhastuse ja prepin homseks toidud valmis ja siis hakkangi seda samat vlogi kokku monteerima. Ja selleks korraks vist ongi siis kõik ja ma olen igal juhul väga tänulik,
et sa oled siia jõudnud. Aitäh sulle, et sa vaatasid selle vlogi lõpuni ja näeme järgmine kord. Tšau!